Meile on stuudiosse jõudnud Miia-Marin Lilienthal, kes on tulnud ka täna merelt ja sa oled siis selliselt jahilt nagu Fanatic 2 ja me saame siis taktikalaua raames sinuga koos analüüsida, et kuidas teil täna merel läks ja mida sina selles ametis seal nägid. Aga kõigepealt sinu näitel, kuidas üldse Svert paadi pealt jõutakse kiiljahi peale? Svert paadi pealt jõutakse kiiljahi peale täpselt niimoodi, et tekib soov teha midagi täiesti uut ja huvitavat. Ja pigem see, et ma tahtsingi arendada siis nii-öelda oma tiimis sõitmise oskuseid. Mina olen sõitnud eluaeg siis ühe mehe paadiga, nimelt laseriga, kus nii-öelda sellist tiimitunnetust nagu ei olegi. Ma teen kõik, ma olen ise kapten, ma teen ise taktika, strateegia ja nii edasi. Nii et võtsin endale siis esimest korda elus sellise väljakutse ja õnneks olen ma sattunud see aasta siis päris ägedasse noorte tiimi. Ja mis te siis täna tegite ja kuidas see sõit teil läks? Saad sa natukene näidata meile? Absoluutselt. Tänane sõit oli siis pikk offshore. Kokku kestis ta meile 7 tundi. Siinkohal võib-olla näitaksin siis kõige sellist huvitavamat seika, mis oli siis meie kõige pikem krüss. Fanatic on siis see kollane paadikene siin keskel. Et nimelt, mis juhtus, oli see, et meil vaikis tuul täiesti maha, jäime sellest nii-öelda tuulefrondist jäime täiesti välja ja mingi hetk vaatasime, et davai, nüüd on täiesti pekkis, mis me teeme. Aga siis kollektiivselt teiste noorpurjetajatega siis nägime, et raja siis paremalt poolelt on tõesti tulemas uus tuulefront. Siin on näha, kuidas me täiega alla vajume, aga me olime ikkagi kannatlikud ja ootasime selle nii-öelda täiesti uue tuule ära. See keeras siis täpselt 30-35 kraadi ja tänu sellele saime ikkagi siis enam-vähem oma positsiooni tagasi. Ja mis puudutab Fanatikut, siis me oleme ikkagi B-klassi siis üks aeglasemaid jahte oma nii-öelda selle pallisüsteemi mõttes. Nii et see nõuab ikkagi väga palju sellist nagu tähelepanu ja kogemust, kuidas ennast igasugustest erinevatest olukordadest lihtsalt tuimalt välja sõita. Nii et oli väljakutsuv täna. No täna te olite finišis 8. Ja kokkuvõttes te olete 9. Nii et ei ole üldse paha olla maailmameistrivõistlustel esikümnes. Ja 3. eestlased, mis on meie jaoks ikkagi kõige tähtsam. Nii et tegelikult teil ei ole kõige kiirem paat, eks ole, aga te olete suutnud oma nii-öelda potentsiaali päris hästi realiseerida. Mina olen sinuga täiesti nõus, et eriti meie ees 12 Eesti paatkonda, siis Olympic ja Forte, kes on kokku sõitnud aastaid ja aastaid, Kalev on mul õigus. Ja meie koosseis on siis selline esimest korda ja jah, me oleme ka see hooaeg juba paar kuud päris kõvasti trenni ka teinud ja mul on lihtsalt nii hea meel, et see kõik töötab ja tiim toimib ja kõik tunnevad oma ülesandeid. Ja minu jaoks kõige tähtsam muidugi see, et ma olen õppinud siis tiimis purjetama ja nii-öelda oma ülesandeid tundma. Aga aitäh sulle ja mis muud kui homseks maist maha. Suur aitäh sulle! Täna oli väga põnev purjetamispäev ja merel juhtus päris palju asju, et oli selliseid tuuleauke ja oli ka selliseid päris õnnetud juhtumisi. Ja üks neist juhtus Clean Energy'l. Ehk te olite liidrid ja mis siis juhtus? No ja, me olime seal hirmus hästi, et kõikidest tuuleaukudest sõitsime mööda ja see, mis Neptun meile pakkus, et sellega saime kenasti hakkama. Aga siis oli 500 meetrit jäänud finišisse ja siis meil rooli varras murdus. Nii et ja jaht kaotas juhitavuse ja seda ei ole võimalik niimoodi kergelt taastada. Läks broach'i ühesõnaga? Jah, ta läks broach'i. Siis oli vaja kõigepealt peal olnud purjed maha saada, kuidagi olukord stabiliseerida. Ja siis me pidime kuidagi välja mõtlema, et finiš on nii lähedal, et oleks ta olnud seal mingi seal 10 miili või 5 miilis, poleks mõtlema hakanud, oleks merepääste välja kutsunud. Aga no võt, et siis ma just arutasin seal poistega, et ma pidin 41 aastat purjetama ja siis ma pidin mõtlema välja, kuidas ilma roolita finišisse saada. Nii, ja mis te tegite? Ja no võt, siis meil pooled mehed läksid alla, võitsid libedast roolisambast, millega said ja siis käänasid sinna, kuhu võimalik, aga see libises kogu aeg käest ära, nii et me panime veel paar broach'i ja võitlesime ennast finišisse, nii et meil ja siis keegi ülevalt, sina ülevalt ütlesid, et ma karjusin sealt ülevalt, et üles ja alla ja paremale vasakule, aga nemad ütlesid, me ei tea, kus siin on parem vasak ja üleval all. Aga mitme sekundi jooksul see kõik juhtus? No ütleme nii, et me kaotasime 15 minutit.
kokkuvõttes, et sellest kohast, kus me oleks finišis olnud, siis vot me jõudsime alles 15 minutit hiljem. Aga nagu tahtejõud oli nii suur, et ei olnud võimalik kuidagi seda asja pooleli jätta. Kuidagi saime üle joone. Me peame siin ka purjetamiskaugele vaatajale ütlema, et see ei ole selline rool, mida kapten keerab, eks ole, vaid see on natukene teistmoodi, näeb välja. Jah, see oli roolipinn oli seal ja roolipinn on küljest ära. No see on ikkagi autoga on paralleel olemas, et sul rooli pole, aga sa pead kuidagi koju ja garaaži saama. Et siis mõtle siis välja midagi. Et noh, me suutsime selle kuidagi välja mõelda. Ja kokkuvõttes ikkagi te saite täna 4. koha ja kokkuvõttes tõusite koha võrra ülespoole ehk olete praegu 3. Jah, just, et me nagu lootsimegi, et täna tundus juba alguses, et meile see ilmastik sobib ja lootsime täna sihukest nagu kohta päris ees ja see oli peaaegu teostumas, et esimese kohaga me oleks olnud nagu väga selgelt esikoha mängus. Aga kas see elektrisüsteem, mis teid natukene treeningul nöökis, on siiamaani vastu pidanud? Kahjuks ei ole, et vot see on, et vesi ja elekter, nad on nagu niisugused üsna vaenulikud keskkonnad, nii et meil pikas offshore'is 3 tunniks kadus elekter ära, et noh, sinna läks meil üht-teist ja ühes rajasõidus kadus vintsidest elekter ja sinna läks natukene, et aga see on nagu ka tehtud sihuke uus ja väga nagu siis arendatud kaugele projekt. Rooli saab homseks korda, ma loodan. No me seal nüüd peamegi seal öö läbi maadlema selle asjaga, et seal on kõiksugu meistrimehed välja aetud ja kõiksugu jupid juba on treimisel, nii et eks me siis loodame, et äkki õnnestub. Ja mis on ootused homsetele rajasõitudele? No esimene ootus on, et tahaks nagu finišisse pääseda. Kui me sinna kuidagi ära saame, et noh, siis proovime oma 3. kohta kaitsta ja kui homme on seal hirmus kõva tuul, et siis äkki teistel ka võib-olla seal kuskil käriseb. Et siis me igal juhul lähme võitlema, et vaatame, kuhu meid välja kannab siis meie kuri tahtejõud. Ja võtame, kus me uue vöörimehe saame, see on ka veel segane, sest meie vöörimees seal allmaadlemise käigus vist murdis oma pöidla. Lausa nii? Jah, nii et päris karm. Aga siis saadamegi sind seda rooli parandama koos teiste meestega ja hoiame teile seda pöialt, mis terve. No siis neid terveid pöidlaid tuleb siis proovida hoida. Maist maa. Aitäh!